tohutu ilmkärakas maailmaruumi üüratutes kaugustes. Kommenteerib Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv. Akadeemik Ene Ergma meie maailmapildi avardumisest. Venemaa koostöö maavälise mõistusega. Kommenteerib peaminister Dmitri Medvedjev. Unikaalne ufovaatlus Moskva lähistel. Kommenteerivad Heimar Lenk ja Igor Volke. Viljaringid. Kas maavälise mõistuse vastused meie läkitustele? Briti astronaut Tim Peake rahvusvahelises orbitaaljaamas. Esimene kosmosest ärganud lilleõis. Tere õhtust! Alustame tänast saadet tõelise pommuudisega kusagilt sealt universumi üüratutest sügavustest. Hiljuti köitis maailma paljude astronomide tähelepanu tohutu ilmkärakas, mis tähendas ühe supernova plahvatamist ja mida on nüüd siis registreeritud ka maakeral olevate teleskoopidega. Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv, tänan teid, et saite tulla observatooriumisse ja istuda Skype'i ekraani või Skype'i kaamera ette, et meiega täna pisut vestelda ja me paluksime teil pisut selgitada, millega siis tegelikult on tegemist, mis siis seal universumis nii vägevat plahvatas ja kui kaugel see meist kõigest on. Ja see viimane, millest nüüd juttu oli, ja see on tõesti nüüd räägitakse, et läbi aegade kõige võimsam supernova plahvatus, mis on tuvastatud. Tõsi küll, ta avastati juba eelmise aasta juunikuus, aga nüüd jaanuaris alles sai selgeks, kui kaugel see galaktika on, kus ta plahvatas, ja selle järgi saigi siis välja arvutada, kui suur tema heledus on. No kui kaugel see plahvatus meist toimus? See oli ikka üsna väga kaugel. See on nii palju kui 3,8 miljardit valgusaastat. No seda on väga raske ette kujutada. Seda on väga raske ette kujutada, jah, ja valgusaasta on üldse niisugune imelik asi, et see ei ole mitte aja mõõtmise ühik, vaid pikkuse mõõtmise ühik, nii palju kui valgus läbib ühe aastaga. Aga seda astronoomid sageli kasutavad ja see tähendab, et siis tegelikult see plahvatus seal tähel toimus juba 3,8 miljardit aastat tagasi. Ehk umbes siis, kui maakeral hakkasid võib-olla esimesed elualged tekkima. Ja kui võimas see pauk siis oli? Seda võib väljendada heledustes, kui me oleme harjunud siin päikest vaatama või täiskuud või ütleme, astronoomid oskavad hinnata ka meie galaktika kui terviku heledust. Siis on hinnatud, et see oli näiteks umbes 570 või ligi 600 miljardit korda heledam kui meie päike. Ja oma heleduse maksimumis oli see supernova isegi 50 korda heledam kui kogu meie linnutee galaktika kokku. Nii et kui ta oleks siin juhtunud siin meie lähedal, meie linnutees olema, siis oleks ta ilmselt oluliselt heledam kui täiskuu ja võib-olla inimesed maa peal poleks õieti magada saanud, kui oleks siin läheduses plahvatanud. No niisugust energia hulka on vist väga raske samuti ette kujutada, et kuidagi mõista, missugused jõud ja missugused tohutud energiakogused kosmoses ringlevad ja olemas on? Need kogused on tõesti väga suured ja seda ei saa millegi maapealsete energiahulkadega on väga raske võrrelda. Tõenäoliselt pakub supernova hiigelplahvatus suurt huvi ka akadeemik Ene Ergmale, tuntud tähtede evolutsiooni uurijale. Akadeemikud Ene Ergma, Jaan Einastoo ja paljud teised nende põlvkonna astronomid on olnud tunnistajaks inimkonna maailmapildi tohutule avardumisele. Ja ma võin öelda, et meie Jaaniga oleme olnud selles toredal ajal teaduses, kui meie ümber avanes hoopis teine maailm. Meie pisikene silm, mida me näeme nähtavas piirkonnas, mis oli kogu aeg inimese silmaks, muutus äkitselt niivõrd laiaks ja maailm meie ümber muutus. 20. sajandil avardus inimkonna nägemus maailmaruumist enneolematult.
Meeldiv on tõdeda, et sellele avardumisele aitas olulisel määral kaasa ka astronoom Ernst Öpik. Kosmonautikapäeval Tartus meenutas maailmakuulsa astronoomia uurimusi akadeemik Jaan Einasto. Üks esimesi tööd, mis ta Tartus tegi, ta määras Andromeda udukogu kauguse ja edasi arendas tähtede siseehituse teooriat. Andromeda udukogu on nüüd siin näha. Varem arvati, et see on linnutee sees olev kaasudu, aga Öpik näitas, et tema kaugus on umbes 1,5 miljonit valgusaastat, samal ajal kui meie oma linnutee läbimõõt on umbes 100 000 valgusaastat, nagu me praegu teame, aga siis oli see ka umbes nii juba teada. Teiste sõnadega sai selgeks, et on olemas maailm väljaspool meie linnuteed ja et see on tohutu suur. Nüüd 21. sajandi algul teame, et universumis on üle 100 miljoni valgus- ja soojusallika. Oleme saanud aru, et tähtede arv kosmoses ei ole loendatav. Üha enam on tunnustust leidnud ka tõsiasi, et maailmaruum ei koosne üksnes sellest, mida on võimalik loendada, mõõta või kaaluda. Ka universumi tunnetamise selles valdkonnas on olnud eesminejate rollis astronoom Ernst Öpik. Universum ei koosne siiski ainult mõõdetavatest materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Millegipärast Eestis universumi mõistuse ja vaimu ning maavälise aruka elu teemalisi konverentse enam ei korraldata. Viimati juhtus midagi sellist ligemale 35 aastat tagasi, aastal 1981 Tallinnas. Mujal maailmas tegeletakse maaväliste tsivilisatsioonidega üha kiirenevas tempos. Järjekindlalt suureneb nende inimeste arv, kes annavad tunnistusi oma koostööst maavälise mõistuse esindajatega. Siis tänaseks päevaks on Disclosure projekti kaudu 100 väga positsioonikad Ameerika Ühendriikide ametiisikud, eeskätt aga sõjaväelased, andnud tunnistusi ja ütlusi tegevusest, mida saab tõlgendada ainult maavälise mõistuse kohaloluga ja selle tegevusega siin. Veel enam on poliitilisi ja avaliku sektori tegijaid, kes on valmis tunnistama oma koostööd selle eluga möödunud aastakümnete jooksul. Jaanuaris 2016 avalikustas USA luure keskagentuur hulgaliselt UFO-vaatluste raporteid 1940. ja 1950. aastatest. Mõned näited. 1952. aastal nähti tundmatuid lendavaid objekte Ida-Saksamaal, Hispaanias ja Põhja-Aafrika kohal. Samal 1952. aastal ilmusid UFOd Belgia Kongos asunud uraanikaevanduse kohale. Aastatel 1949 kuni 1953 korraldati rahvusvahelisi kohtumisi ja koostati memorandumeid, mille sisuks oli erinevates riikides toimunud UFO-vaatlused. Need olid vaid üksikud näited sellest, mida lahti salastatud arhiiv käsitleb. Järgmistes saadetes vaatame ja uurime pisut üksikasjalikumalt kõige põnevamaid dokumente. Iga aasta algul koguneb suur hulk inimkonna helgemaid päid Šveitsi kuurortlinna Davosi. Minul õnnestus maailma majandusfoorumi töös osaleda koos president Arnold Rüütliga täpselt 25 aastat tagasi. Alates sellest ajast olen Davosis toimuval igal aastal silma peal hoidnud. 3 aastat tagasi, veebruaris 2013 toimunud majandusfoorumil oli päevakorras ka maavälise aruka elu temaatika. Suurt elevust tekitas tookord majandusfoorumil osalenud Venemaa peaministri Dmitri Medvedjevi paar kuud varem tehtud avaldus seoses maavälise mõistuse kohaloluga Venemaal.
Ja Venemaa on teinud muidugi vägagi, võiks öelda skandaalseid, julgeid ja tublisi avaldusi peaministri Medvedevi postil oleku ajal ja Davosis. Ta ütles selgelt, et Vene presidendile postile astudes antakse üle failid ja kohvrid koos tuumakohvriga, mis sisaldavad siis täiendavat informatsiooni maavälise mõistuse tegevusest planeedil ja Venemaal. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Nähtud intervjuu salvestati Moskvas Ostankino telestuudiost detsembris 2012. Oli just lõppenud peaminister Dmitri Medvedevi aastalõpu pressikonverents ja enamus kaameraid oli juba välja lülitatud. Kuid üks neist siiski töötas ja salvestas ajakirjaniku küsimused peaministrile seoses maavälise mõistuse toimetamisega Venemaal. Seda on lihtne ja on pööratud kui peaministri naljaks, kuid nad on ikka eriskummalised naljamehed. Ma mõtlen siin Bill Clintonit, Medvedevit, Ronald Reaganit, kes läbi lillede on kõik vihjanud ja viidanud maavälise mõistuse olemasolule ja selle võimalikule mõjule meie tuleviku arengus. Ja Davosis siis tänavu aasta algul oli veel kuluaarides käidud välja hoiatus, et kui Obama ei too oma arhiivimaterjale ja neid tõsiasja välja. See ei ole muidugi USA valitsuse varjata, sest valitsust ei ole informeeritud nende informatsioonidega, mida on teatud sõjatööstuskompleksi grupid, mida omavad. Ja siis oli avaldus, et kui jankid ei tee, siis Venemaa teeb selle ise. Nii et võiks käivitada stopperid ja hakata aega vaatama, millal siis see aeg kätte jõuab. Paneme siis stopperid käima ja jääme ootama järjekordset pommuudist. Huvitav küsimus tõepoolest. Missugused suurriigid avalikustavad esimesena oma kontaktid maavälise aruka elu esindajatega? Kas seda teeb India või Hiina, Venemaa või USA? Näide, mille täna toome Venemaa UFO-vaatluste tohutust varamust, pärineb aastast 1979. Sündmus toimus Moskva lähedal, tunnistajateks olid 100 hommikul tööle rutanud inimesed. Tol ajal Eesti Televisiooni ja raadio Moskva korrespondendina töötanud Heimar Lenk käis sündmuspaigal koos operaator Vladimir Pokatkiniga. Tulemuseks oli filmilugu, mis jõudis ka Eesti Televisiooni saatesse Aegluubis. Kohtusin Heimariga 27. jaanuaril, et meenutada UFO-vaatlust, mida rahvusvaheliselt tuntakse Podreskovo juhtumina. See oli UFO maandumispaik nimetati. Me käisime seal hiljem kusagil septembrikuus. Ja see on tõepoolest üks unikaalne juhtum, seda nimetatakse Podreskovo juhtumiks ja see on oktoobri raudtee, mis on siis, mida mööda ka meie sõidame Tallinnast Moskvasse, selle raudtee ääres, kui Moskva poole sõita, vasakut kätt, umbes poole tunni jagu enne Leningradi vaksalisse saabumist. See on siis mingi 340 kilomeetrit? No, see oli 38 kilomeetrit, nad seda tituleerisid. Значит, вот очень коротко, как это было, вот этот случай, который вы только что нам говорили? Да, значит, люди ехали на работу по железной дороге в электричке подмосковной.
и это в 10 часов утра было, они увидели на площадке между Сходней и Подрезком стоит какой-то аппарат у подножия, значит, железнодорожной насыпи. Их это заинтересовало, они вышли, прошли немножечко обратно 1,5 километра и увидели этот аппарат, действительно очень небольшой, так типа размера нашего Запорожца, чуть-чуть повыше. Хотели приблизиться к нему. Был цвета алюминия окисленный и с такой темной полосой наверху. Значит, мы сейчас стоим как раз на том месте, где это была, да? Да, это вот эти товарищи, которые увидели этот аппарат, они были в 18 метрах от этого аппарата. Хотели поближе подойти, но им это не удалось. Видимо, что-то мешало, какой-то экран был. Но мы сейчас тоже приблизительно так. Да, мы на этом же месте 15, стоим. Да, метров, наверное, 16 мы тут стоим как раз. Вот. Тогда они обошли, сделали круг по экрану, продвинулись немного и тоже не смогли пройти. Ну, постояли немножечко, покурили и решили уходить. Повернулись, сделали несколько шагов, потом еще раз посмотрели на эту машину, хотели посмотреть на эту машину, но ее уже не было. Moskva ümbrus millegipärast ufodele tõepoolest meeldis. Aastatel 1977 kuni 1983 registreeriti Moskva lähistel 10 ufode maandumise juhtumit. Teadlaste uurimisgrupid sõitsid välitöödele rohkem kui 60 korral. Aga jätkame nüüd Podreskovo juhtumi kirjeldamist. Mida akadeemikud ütlesid? Kas nad tegid mingi kokku? Ma kohe tulen ja tahtsin öelda seda, et oli ka tol ajal väga palju ilmus neid materjale, ilmus ka suurtes lehtedes Truut näiteks ja ametiühingute ajalehed ja Pravda Izvestias vähem, aga ma ilmatud ajalehed artikli... No Truut oli muide üks selline ajaleht, kus just sellist asju ilmus. Hästi edumeelne. Ja see ei olnud nii parteiline häälekandja ja sinna tuli ikka veergudele ühte kui teist. Nii ta oli. Ja nii, et infot seal liikus. Ja siis, kui meie sõitsime siis sinna see väljasõidu istungile sinna, Teaduste Akadeemias oli ka üks osakond isegi loodud, täitsa tõsine osakond, anomaalsete loodusnähtuste uurimise mingisugune kontor oli seal tehtud ja selle teadlased tulid. Nad olid sellised UFO usulised, võiks öelda, ja seal toodi siis terve rida neid aparaate sinna välja, meie kõvasti need filmisime seal ja siis ma ütlen niimoodi, mul on silma ees see praegu, kui me läksime ise selle sõõri poole. Ma ei ütle, et ma ei saanud sinna sisse astuda, seda eriti ei lubatud, et mitte seda pinda rikkuda, aga see oli mingisugune vatt oli. Ma ei ütle, et oleks sein, et ma poleks läbi saanud, aga ma tundsin, vaata, ta surub siia. Pärast anti meile kollased tabletid, ma pean kodus uurima, võib-olla on alles. Teaduste Akadeemia peab välja töötatud kollased tabletid, mis tuli panna südame peale umbes veerand tunniks, et süda läheks oma tavarütmi tagasi, et nende kohtade peal on väga anomaalne see kõik. Ja veel huvitav detail seoses Podreskovo juhtumiga. Üks Geofüüsika instituudi teadur töötas UFO maandumispaigas üle 3 tunni. Järgmisel 3 päeval ta tööle ei läinud, sest tundis nõrkust ja enesetunne oli igatepidi sant. UFO maandumispaikades tehtud uurimistööde käigus on selgunud, et nendes kohtades tekib tugev jääkväli. Mõnede ekspertide arvates tuleks UFOde maandumispaigad tähistada hoiatavate siltidega. Üle 1 tunni nendes kohtades viibida ei tohiks. Eriti ebasoovitav on lubada nendes paikades liikuda lastel. Järgnevalt saamegi teada, mida näitasid mõõteriisad Podreskovo raudteejaamas. Приездом сюда, что мы можем сказать? В связи с этим приездом можно сказать, что вот на этом участке пространства, где под свидетельским показанием находился космический объект, действительно характер излучения, гравитационного излучения отличается от излучения фоновой местности. Это дает основание, проводить исследования по выяснению закономерности, изменений свойств этого вещества. Aparaadid, mis sinna toodi, põhiliselt oli see radioaktiivsuse mõõtmine, siis oli see gravitatsiooni mõõtmine, mitu kohvrit oli, mida ei öeldud meile, mis asjad need on, sest asi oli tõsine. Ja kõik siis me filmisime neid, kõik need osutid, mis olid siin samas kõrval 4-5 meetrit nullis, nagu me läksime nende pilbasteni, siis viskasid kõik maksimumi. Nii et seal midagi seal all oli. Aparatuur reageeris. Absoluutselt reageeris ja täiesti jõuliselt lõppu.
ja tähendab, ja siis oli keskelt oli põlenud see koht ja mis seal oli, siiamaani ma ei tea, igal juhul see otsus pärast, mis tehti, me saime ka midagi kokkuvõtet lugeda, muidugi kõiki pabereid meile keegi ei näidanud, oli seal, et seal on tegemist, nimetatigi anomaalse, seal pandi küll loodusnähtusega. Kuid Kaitseministeerium tuli seda asja uurima, et kas ei ole mingi sõjaline objekt äkki Kaitseministeeriumi poolt selle maa alla ehitatud. Seda nagu eitati, et maa all midagi ei tuleks olla. Ja siis me tõime selle filmi Tallinnasse Bogatkiniga, ilmutati ära, tuli ilus pilt välja, näitasime seda saates aeg. Need probleeme ei olnud selle näitamisega Eesti Televisioonist tol ajal? Probleeme näitamisega mitte midagi ei olnud, see meie kohalikud juhid olid nõus, kui huvitav, Moskva korrespondendid ikkagi pealinnas, punane Moskva, mis sa vastu ütled? Podreskovo raudteejaama lähistele potsatanud UFO läbimõõt oli pealtnägijate hinnangul 10 meetrit. Tundmatu lennumasina peatus kestis ligikaudu 20 minutit. UFO maandumispaika külastas ka Igor Volke. Ma käisin selle sama aasta talvel. See oli detsember tõenäoliselt. Nii et see oli teema, millest tol ajal Nõukogude Liidus palju räägiti, see info jõudis ka sinuni ja sa pidasid seda juhtumit ikkagi niivõrd oluliseks, et sõita Moskvasse. Küsimus oli selles, et Moskvas toimusid tol ajal juba regulaarsed niisugused nõukogude ufoloogide kokkusaamised ja kuna mul oli Leningradi kaudu lennuväe ufo-uurijatega nagu kokkupuude, siis nad andsid teada, et sinna minna ja et seal tuleb ka see juhtum nagu kõne alla ja meil toimus ka selle seminarkonverentsi käigus väljasõit, et seal oli paarkümmend asjaosalist, kes siis käisid veel, näitasid oma kunagisi mõõtmistulemusi ja et see oli niisugune. Missugused tollase Nõukogude Liidu asutused, organisatsioonid selle juhtumi vastu huvi tundsid? No kõigepealt veel see signaal, et see Podreskovo raudteejaama lähedal jõekäärus aset leidnud vaatlus, et seal oli tegemist tunnistajatega, kes olid lähedal oleva suure tööstusobjekti või tehase insenerid ja isegi partei koosseisust, siis ta läks ka Nõukogude ajal ametiühingu ajakirja Trut veergudele, jõudis sealt kaudu ka Eestisse ja siis loomulikult Heimar Lenk ja Eesti Televisioon, et see oli üks esimesi sellise Nõukogude UFO-vaatluste avalikkuse ette toodud materjal. Eestis kindlasti esimene, et Lenk tegi selle töö ära. Podreskovo juhtum lõi kõvasti laineid kogu Nõukogude Liidus. Aastaga 1979 võiski tähistada esimese ametlikult registreeritud ja avalikustatud UFO-vaatluse kajastamist Eesti meedias. Jätkame Venemaa mahuka ja ülihuvitava UFO-vaatluste arhiivi sirvimist järgnevates saadetes. Tänase saate lõpuminutitel aga vaatame, mis toimub rahvusvahelises orbitaaljaamas, kus töötavad venelane Yuri Malešenko, ameeriklane Scott Kelly ja britt Tim Peake. Briti astronaudil seisab ees ligemale 6-tunnine töö avakosmoses. Timmil tuleb liikuda orbitaaljaama väliskonstruktsioonidel ja teha seal mitmesuguseid hooldustöid. Orbitaaljaamas kõige kauem elanud USA astronaut Scott Kelly tegeleb seal üleval veidi ka aiandusega. Ta on esimene astronaut, kes on kosmoses elades söönud enda kasvatatud taimi. Hiljuti puhkes orbitaaljaama sõitsele esimene lilleõis. See lill, Zinja, kasvab maapinnast ligemale 400 kilomeetri kõrgusel, vett on tal kahjuks napilt ja päikesevalgus tuleb ning läheb iga 45 minuti möödudes. Tõepoolest rasked olud. Briti astronaut Tim Peake on aidanud orbitaaljaama komandöri Scott Kellyl lille kasta. See on kõigi aegade esimene taim, mis on puhkenud õitsele väljaspool maakera. Orbitaaljaama komandöri Scott Kelly sõnul on nende jõupingutused kandnud vilja. Nüüd võib täie kindlusega öelda, et kosmoses leidub ka teisi eluvorme. Taimede kosmoses kasvatamise järgmine etapp peaks saabuma aastal 2018. NASA kavatseb saata orbitaaljaama
kääbustomateid. Muide, Briti astronaut Tim Peake on pärit just sellest piirkonnast Lõuna-Inglismaal, kus igal aastal juulis-augustis ilmub viljapõldudele 10 piktogramme. Rahvas kutsub neid viljaringideks. Viljaringid on sageli suuremõõdulised, alati kordumatu kompositsiooniga ja esteetiliselt nauditavad. Kuidas maakera paljudes piirkondades pildistatud ja filmitud viljaringid tekivad? Kes need välja mõtleb ja meile arusaamatul viisil põldudele paigutab? Kas tegemist on maavälise mõistuse loominguga? Püüame nendele ja veel paljudele teistele piktogrammidega seotud küsimustele vastata 2 nädala pärast. Nüüd aga nautige tõeliselt kosmilist ilu Lõuna-Inglismaa põldudel. Järgmise saate pühendame suures osas inimkonna kirjavahetusele maavälise mõistusega. Teeme kõigepealt ülevaate nendest sõnumitest, mida oleme ise maailmaruumi läkitanud. Ja vaatame, mida on maaväliste tsivilisatsioonide esindajad meile vastanud. Leidub usaldusväärseid tõendeid, et juba mõnda aega pole kirjavahetus ühepoolne. Leidub tõendeid ka selle kohta, et meie poolt maailmaruumi saadetud sõnumitest on aru saadud ja neile on ka vastatud. Ja kui te ise olete kohtunud millegi väga ebahariliku ja huvitavaga, siis palun andke sellest meile teada meiliaadressidel, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Eriti tahaksin tänada meie saatevaatajaid Tartust, Pärnust ja Pärnumaalt. Te olete saatnud meile väga huvitavat infot ja materjale, mida püüame kasutada juba lähitulevikus meie järgmistes saadetes. Tänan teid tähelepanu eest ja kohtumiseni taevariigis ufodega 2 nädala pärast.